Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Tarashenko ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänast saade teemadeks meil tulevad. Räägime kulla pidurdamata rallist, uute tehnoloogiate adapteerimisest, sealhulgas ka vaatame, kuidas tehisintellektiga praegu läheb, et see on kuum teema, et mul viimastel saadetel väga palju selle kohta siin erinevaid slaidid on. Nii et täna ka jätkame, siis vaatame S&P 500 indeksi kontsentratsiooni, kuidas sellega lood hetkel on. Spoiler, et see on rekord kõrgel hetkel ja siis mõned kvartaaltulemused, mis meil olid eelmine nädal, paar investeerimispanka, Goldman Sachs, Morgan Stanley, siis jällegi kiibidega seotud kaks firmat, ASML, TSMC ja siis Interactive Brokersi tulemust vaatame ka. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi blokis näitan huvitavad kauplemisidеed, mis mul on selleks nädalaks. Ja nagu ikka, tänan teid likeide ja kommentaaride eest, et eelmise video alla oli juba päris palju kommentaare, et täna siis vaatame ka mõned aktsiad, mille kohta oli küsitud, sealhulgas ka Berkshire Hathaway ja Ferrari aktsia, mis on teinud suurema languse. Et vaatame need täna tehniliselt ja siis, kui tulevad tulemused, siis vaatame need ka fundamentaalselt üle. Nii et kui teile see video meeldib, ärge unustage like panna, et see võtab teil 5 sekundit, mul video salvestamine, ettevalmistamine võtab mitu tundi, nii et see on väga kiire viis mind tänada selle eest, mis ma teen ja muidugi YouTube'i algoritmidele ka meeldib, kui videot tal on like'id, siis ta oskab seda videot soovitada ka teistele, kes on kauplemise, investeerimise teemaga on huvitatud. Nii, ja alustame, enne veel kui alustame paar teadaannet, et varsti juba vähem kui 6 aja pärast toimub mu järgmine aktsia kauplemise meistriklass koolitus, mis me teeme koostöös Äripäeva Akadeemiaga 17-19 november, siis see toimib ja päris põhjalik selline 3-päevane koolitus kauplemise kohta, et kui te alustasite kauplemisega või juba mõnda aega tegelete, aga näete ikkagi on mingid probleeme, et tule hästi välja, siis see koolitust võiks sobida just teile, et seal ma oma süsteemi, oma kogemuse näitan, kuidas üles ehitada sellist kasumlikku pikas perspektiivis just kauplemissüsteemi. Et lühiajaliselt igaüks oskab aktsiaturul tegelikult raha teenida, et seal lihtsalt võib veedada, aga et pikaajaliselt järjekindlalt sealt raha teenida, selleks on vaja natukene enamat süsteemi ja õiget lähenemist, et sellest kõigest ma siis sel koolitusel räägin. Nii et kui teil on huvi, lingi jätan selle videol, võite vaadata. Ja siis kohtume juba vähem kui 6 aja pärast. Ja siis teine teadaanne, et mul siin YouTube'is on võimalik liituda ka tasulise kanaliga, kus me teeme tavaliselt 2 korda nädalas siis otseülekanded, siis kui turg on avatud, siis vaatame üle, mis turul parasjagu toimub, mis aktsiad mina kauplen, mis positsioonid mul on ja vastan ka küsimustele kohe otse. Nii et kui te ka tahaksite kursis olla regulaarselt, et mis turul toimub, et kuidas mina toimetan, siis kaaluge ka liitumast ja see nädal meil ka siis teispäeval, 4 päeval, mõlemal päeval kell 8 teeme need otse ülekanded. Ja alustame siis üldiste teemadega, et kui te juhuslikult vaatate mu videot esimest korda, siis selles esimeses blokis me räägime sellistest nagu üldistest teemadest ja rohkem selle tabeli kohta, et mis see tähendab, kuidas seda tõlgendada. Ma tegin lausa 2 videos suuremat ülevaadet, et üks on eelmise 9. detsembri video ja siis hiljuti siin 1. septembri videos tegin ka rohkem selgitusi selle kohta, et kuidas siis seda infot vastu võtta ja kuidas seda aru saada. Ja alustame siis sellega, et vaatame, mis meil huvitavat majandustuudistest oli eelmine nädal. Midagi ei olnud nagu siin kalendrist näha,
et Ameerika valitsus on siiamaani kinni ja siis me ei saagi sealt mingit infot, et meil pidi tulema eelmine nädal nii retail sales info kui ka ehk siis jaemüügi info kui ka inflatsiooni info, CPI, PPI ja midagi ei tulnud, nüüd lubatakse, et see reedese tuleb just enne Federal Reserve'i istungit. Vahepeal siin on näha, et Jerome Powell rääkis, et aga jah, siis kõik ootavad, et millal siis lõpuks mingi info tuleb, et siis saaks aru saada, mis majanduses ikkagi toimib ja kuidas siis Federal Reserve saaks otsustada oma järgmise intressimäära langetamise või mitte langestamise, et tema ikkagi lähtub ka sellest nagu majandusnäitajatest, aga kui neid ei ole, siis on suht raske siis võtta otsust niimoodi teadmatuses. Nii et lubati vähemalt, et siis inflatsiooni info tuleb see reede. Siiamaani, kui ametlikku infot ei ole, et me just tööturu kohta vaatasime siin mingid alternatiivandmed ja siin on ka jaemüügi kohta on tegelikult olemas päris hea selline nagu forecast Bank of America poolt, et nad vaatavad siis oma andmete järgi, palju inimesed siis kulutavad, kasutades krediitkaartide ja debetkaartide andmed ja neil tegelikult suht hästi tavaliselt tuleb välja see ennustamine, et siin me näeme, esimene graafik näitab meil siis Bank of America nii-öelda prognoos versus üldise turuprognoosiga, et me näeme, et nad on augustis, septembris, eelmine aasta olid nagu suht sarnased, aga see aasta siis augustis tegelikult Bank of America ennustas natukene rohkem ja siis septembris siis juba nii-öelda arvatakse, et see Bank of America prognoos tuleb veidi väiksem kui üldine siis prognoos ja siin me näeme tegelikult, mis need prognoosid on. Bloombergi nii-öelda analüütikute konsensus ütleb seda, et jaemüügi kasv on olnud 0,4% septembris ja Bank of America poolt tegelikult, et 0% ei kasvanud ja kui vaadata sellist nagu kontrollgruppi, kust on välistatud erinevad sellised võib-olla mitte väga vajalikud kulutused nagu siin autod, restoraanid ja siis näiteks kütus, mis on ka selline nagu hüppav, et siis sellist nagu rohkem sellist nagu esmatarbekaubad ja sellega seotud, et siin pidi olema üldse nagu langus miinus 0,4%, et tihti see Bank of America prognoos osutab täpsemaks, nii et vaatame, mis siis lõpuks tuleb, et hetkel siis Bank of America prognoosi järgi ei peaks üldse tulema siis kasvu jaemüügis. No mis võib olla ka loogiline, et kuna siis valitsus on ka kinni, siis seal mõned valitsuse töötajad ei saagi palka, siis võib-olla praegu natukene hoitakse kokku, lükatakse mingid ostud edasi võib-olla ja siis sellega see jaemüük natukene siis pidurdab. Nii, lähme edasi, siis siin viimasel ajal juba palju räägitakse kullarallist, et ja juba näha, et inimesed lähevad järjekorda, et füüsiliselt kulda osta, et see tüüpiliselt juhtub siis, kui kuld on juba palju tõusnud, info juba ajalehtede kaudu jõudnud juba tavainimesteni ja siis nad kuskil tipus juba lähevad kulla osta, et kas kuld võibki jätkada oma tõusu või mitte. Kui me vaatame siin nädalast graafikud, siis me näeme, et tegelikult alates 2023 kuld on olnud siin tõusvas trendis ja siin mul on võetud siis GLD, see on siis selline ETF, kulla ETF, et seetõttu siin hind ei ole siis nagu 4000, nagu ta oli päriselt jõudnud tasemeni, et siin on päevasel graafikul on kulla futuurid, et siin me näeme tegelikult, et päevas sees kuld eelmine nädal jõudis peaaegu 4400 juba.
ja GLD siin on natukene väiksemad numbrid, aga dünaamika on ilmselt sama, et see on siis see ETF, mis saaks nagu börsil osta. Ja me näeme, et nädalasel graafikul siin hind läks juba päris palju väljaspoolt +3 mateeri, et tihti kui ta läheb väljaspoolt +3 mateeri, meil tekibki mingisugune paus või korrektsioon. Ja siin põhimõtteliselt võiks arvata samamoodi, et mingi paus võiks tulla, et see tõus tuli siin just juba paraboolne ülespoole. Päevasel graafikul me ka näeme, et siin praktiliselt ilma korrektsioonideta läksime kõrgemale, aga mis nüüd juhtus meil reedel tegelikult, et meil siin suht karune selline küünal tekkis tegelikult, et tegime võltsläbimurre kõrgemale, käisime, siis sulgesime peaaegu tulpa miinimumi juures ja siin tekkis päris suur käive müümisel ka. Kas see võiks olla siis selle ralli tipp, et kas siin võiks tulla nüüd korrektsioon või vähemalt mingisugune konsolideerimine. Tegelikult vaadates statistikat tundub, et tehniliselt me näeme, et on üle ostetud juba siis selline nagu müügipatern päevasel graafikul tekkis. Ja statistiliselt, kui me vaatame, mis juhtub siis, kui kuld on järjest 9 nädalat järjest, siis on olnud tõusvas trendis, et me siin näeme 1, 2, 3, 4, 5, 9 ja nii edasi, et siis 9 nädalat järjest me siin nagu tõusime, et mis juhtub siis peale seda, et me näeme siin mõned korrad on varem olnud 70-ndates, 80-ndates. Tegelikult me näeme, et kokku siin on olnud kõigest 5 olukorda. Praegu on siis 5, et kuld 9 nädalat järjest oleks rallinud. Ja kui me vaatame statistika, mis on juhtunud pärast, et näiteks nädala pärast, 2, 3 või 1-2 kuu pärast, siis tegelikult dünaamika on suht negatiivne, et me näeme, et siin nagu positiivne dünaamika ainult 1 päeva pärast oli 80-ndates ja siis 2 päeva pärast juba oli suur langus, -16%. Ja põhimõtteliselt jah, et siis see ka ütleb meile, et ajutiselt kuld on juba nii üle ostetud, et siin võikski tulla mingi korrektsioon ja näiteks 1 kuu pärast keskmiselt kuld on olnud 11% madalamal ja 2 kuu pärast keskmiselt 13% madalamal ja põhimõtteliselt 0% tõenäosust, et või 0 korda ta oli siis nagu kõrgemal tasemel. Nii et jah, nii statistiliselt kui ka tehniliselt siin on hetkel näha, et kulla ralli võib olla juba jõudnud oma tippu ja ajutiselt vähemalt 1-2 kuu perspektiivis me kõrgemaid hindasid ilmselt ei näe, et tuleb kas korrektsioon või siis selline pikem konsolideerimine kõrgematel tasemetel. See, et kuld nii järsku tõusis, tegelikult palju räägitakse, et see on inflatsiooni tõttu, aga siin kui vaadata huvitavad graafikud, mis näitab meil sellist nagu gold to inflation ratio ehk põhimõtteliselt kulla ja inflatsiooni suhe. Me näeme, et siin oli üks suur ralli 80-ndates, kus tegelikult kuld ka palju oli kiire inflatsioon, aga kuld rallis inflatsioonist veelgi kiiremini, siis see ratio läks 9 peale, siis meil oli 2011, 2020 see ralli, kus see tase oli ka üsna kõrge 8 ja 7, keskmine ajalooline see on 4,1 ja hetke ralliga me saavutasime üldse sellist nagu rekordtaset 13. Et siis võib-olla tekib küsimus, et kas esiteks selle graafiku järgi tundub, et kuld tõusis palju kiiremini kui inflatsioon, teiselt poolt võib-olla inflatsiooni arvutatakse ka niimoodi, et näidatakse seda madalamat kui reaalsuses on. Et see võib olla ka tegelikult võimalus, kui me vaatame parempoolsed graafikud, mis näitab meil US money supply M2 ehk põhimõtteliselt lihtsas keeles on see raha hulk, mis majanduses on, et kuna 2020 eriti me näeme siin prindidi rekord arv raha, siis põhimõtteliselt jah, inflatsioon seetõttu meil oligi kõrge, siin mõnda aega isegi natukene peatati, oli selline quantitative tightening, Federal Reserve vähendas oma
bilansimahtu nüüd. Jerome Powell rääkis see nädal ka, et juba mainis, et nad peavad vist seda quantitative tightening'i vähendama, et eelmises saades ma just rääkisin sellist nagu praodes krediitturul, mis on juba tekkimas. Eelmine nädal meil olid tegelikult ka juba väiksete regionaalpankade tulemused ja mõned pankade bilanssidel olidki laenud, mis olid seotud nende firmadega, millest me rääkisime eelmises saades. Nii et nad peavad vist maakirjutamised selle kohta tegema ja siis krediiditurul hakkaski juba seal midagi toimuma, nii et Jerome Powell ka ütles, et nad jälgivad seda olukorda ja ilmselt siis kui olukord läheb tõsiseks, siis mitte midagi muud ei jää teha, kui uuesti rahaprinterid tööle käima panna. Aga me näeme, et siin viimasel ajal tegelikult rahaprintimine ka hakkas juba uuesti nii-öelda käima, jõudis uue all-time high tasemeni ja viimase 10 aastaga rahamass suurenes lausa 83%. Nii et jah, pikas perspektiivis kuld ikkagi on selline nagu väärtuse säilitaja, raha prinditakse juurde, kulla niisama printida ei saa, nii et seetõttu põhimõtteliselt kui raha tuleb aina juurde, kulla hind siis pikas perspektiivis alati peaks siis kõrgemale minema. Aga jah, ajutiselt siis tekivad sellised nagu üleostmised nii-öelda, et kui kulla hind rallib liiga jõudsalt ja siis põhimõtteliselt tippudes alati ei ole hea mõte osta, et siis alati tasub oodata mingisugust korrektsiooni või konsolidatsiooni, et siis tekivad palju paremad ostukohad, kui te oleksite mõelnud investeerimisest kullasse nüüd. Nii, lähme edasi ja järgmine teema meil tuleb siis tehnoloogiate adapteerimine ja muidugi hetkel meil on uus tehnoloogia tehisintellekt ja siin on huvitav graafik kõige populaarsema tehisintellekti pakkuja poolt ChatGPT ehk see on OpenAI tehisintellekti mudel ja siin on huvitav graafik, mis näitab meil, et sellise nagu kliendide või tarbijate kulutamine, selle kulutamise kasv on aeglustumas peamistel Euroopa turgudel. Kahjuks siin ei olnud infot Ameerika turu kohta. Me teame, et Ameerika on muidugi liider selle tehnoloogia adapteerimises. Aga jah, huvitav trend, et mis näitab meile, et see kasv, muidu ta on siin suht hüplik ja juulis-augustis tihti tekib selline nagu aeglustumine ka, siin on ka olnud ja siis septembrist hakkab uuesti kasvama, aga kui võtta siin sellist nagu üldist trendjoone, me näeme, et see kasv on siin jah, tõepoolest aeglustumas. Ja siin on ka tabel, mis näitab meil samamoodi, et siis juulis-augustis tihti on see kasv 0 või isegi miinusega on olnud ja siis septembris see tihti hakanud nagu kiirendama uuesti. Olnud siis 2 aastat tagasi 6%, eelmine aasta 7%, aga see aasta me näeme jällegi, et siis on olnud ainult 2%, et natukene võib-olla siis hakatakse vähem tekkima uusi maksvaid kasutajad ChatGPT's just Euroopast. Muidu kui me vaatame tehisintellekti adapteerimist erinevate firmade poolt, siis me näeme, et see aasta tegelikult on olnud mõnda kiirendamine, et me näeme, et siin alates 2023 see olnud sellises nagu vaiksemast tõusvast trendis ja kuskil täpselt siin nagu selle aasta algusest see kasv hakkas kiirenema tegelikult, et hetkel see on siis umbes 9% juures. Ja kui me vaatame üldiselt, et eelmises saades ka oli üks huvitav graafik selle kohta, et siin ka midagi sarnast, et mis näitab meil seda, kuidas erinevate tehnoloogiate adapteerimistsüklid on kestnud.
Ja siin on öeldud, et sellist nagu recent technologies, et need tehnoloogiad, mis olid viimasel ajal, mis olid põhimõtteliselt esitletud alates 1985, et nende adapteerimine on võtnud keskmiselt 14 aastat, kuni see on olnud nii-öelda nagu täielikult adapteeritud. Siin me näeme seda kollast joont, kuidas see põhimõtteliselt siin kasvanud 14 aastaga, praktiliselt jõudnud siin 100%-ni. Ja siis siin on juurde võetud ka personaalarvuti 80-ndates, et sellega on läinud natukene rohkem aega. Me näeme umbes siin 20 aastat. Ja tehnoloogiad, mis olid leiutatud või esitatud enne 1985, et nende adapteerimine tegelikult on siin võtnud palju kauem aega, et me näeme, et siin umbes 34 aastat lausa ja see on olnud väga aeglane esimesed 20 aastat ja siis oli natukene kiirem kasv. Et siin me näeme ka OpenAI-ga midagi sarnast, aga see on võtnud siin 2 aastat, et paar aastat nagu aeglamine ja siis 3. aastaga juba hakkab kiirenema. Nii et muidugi arvutite ja interneti levikuga, et iga uus tehnoloogia, eriti mis on nagu just nendega seotud, selle adapteerimine käib kiiremini ja tundub, et iga järgmine tehnoloogia aitab uuetele tehnoloogiatele aina kiiremini meie elus nii-öelda adapteerida. Nii et jah, võib väga kiiresti juhtuda see, et võib-olla ei võtta isegi 14 aastat, võib-olla seekord isegi läheb 10 aastaga, kui siis tehisintellekt on juba igas arvutis, igas telefonis ja iga inimene kasutab seda nagu tänapäeval juba kasutatakse smartphone ja internetti. Veel huvitav graafik, mis näitab meil sellist nagu investeerimist uute tehnoloogiatesse, et mis on olnud selline nagu pikk või maksimaalne investeerimine võrreldes SKP-ga. Et me vaatasime siin mõnes saades just hiljuti, kuidas tegelikult selle kuulutamine tehisintellekti jaoks infrastruktuuri ülesehitamisele, see võtab juba üsna suurt osa sellest SKP-st ja just tänu sellele SKP endiselt Ameerikas näiteks kasvab. Aga kui me võtame võrreldes ajalooga teiste selliste tehnoloogiatega, mis on ilmunud, siis hetkel tegelikult see tehisintellekti peale kuulutamine on endiselt üsna väike, et siin on 1% kandis. Me näeme, et US Telecom 90-ndates, et põhimõtteliselt siis, kui ehitati juba sellest interneti jaoks võrgud, siis siin see on selle tipus, see kuulutamine selle CAPEX-ile on olnud isegi peaaegu 1,5% ehk kõrgemal tasemel kui hetkel, siis kui me vaatame näiteks kauem minevikus UK ja US Railroads ehk põhimõtteliselt kui hakati raudteed ehitama, siis 1860 UK-s Inglismaal see tipus kuulutamine on olnud raudtee ehitamisele peaaegu 4,5% SKP-st ja siis 3,5% juba Ameerikas 20 aastat hiljem, siis Ameerikas auto infrastruktuuri ülesehitamine, ehk siis põhimõtteliselt kui esimesed seal autod ilmusid, sealhulgas ka see Fordi tuntud auto, et see oli siin 2% juures, siis siin elektrimootorid 80-ndates ka oli kuskil 20% ja nii edasi. Ehk põhimõtteliselt jah, võib-olla hetkel me ei ole isegi jõudnud sellisel nagu võrreldes ajalooga tipptasemeni ja tipptasemeni kulutuses siis võrreldes SKP-ga. Ja kui me vaatame siis siin väga huvitavad graafikud, et kuidas need kulutamise tipud on olnud seotud sellega, et millal hakkas siis produktiivsuse boom majanduses, et põhimõtteliselt tööjõu produktiivsus hakkas tänu nendele uutele tehnoloogiatele kiiresti kasvama.
Ja me näeme, et siin välja toodud siis meil elektriline mootor, et siis hakati siis igal pool kasutama erinevaid siis seadmed, hakati ehitama sellist nagu tehased, kus sai siis, ma ei tea, kas hobujõu või siis mingi muud või siis inimesed pidid, ma ei tea, midagi seal, mingi ratast keerama, et seal midagi töötaks, et elekter hakkas selle asemel tööle, et me näeme, et sellega põhimõtteliselt siin tipus, siis kui see kulutamine on olnud, me näeme siin kuskil 2% juures SKP-st, ehk põhimõtteliselt ainult siis, kui see tipp oli saavutatud, siis hakkas selline nagu boom produktiivsuse kasvus ja siis hakkasid need investeeringud tegelikult juba vähenema. Sarnane oli infotehnoloogiatega, et siis arvutid ja tarkvara, et siin me näeme ka, tegelikult see pikk saabus isegi nats hiljem, kuskil üks aasta hiljem, umbes 1-2 aastat hiljem, peale seda, kui produktiivsuse boom hakkas tekima. Ja kui vaatame hetkel tehisintellekti, see punane joon, et vaadates ajalood, me näeme, et siis tegelikult võib-olla siin võtab, oleme kuskil siin -2 aastat, et võib-olla siis võtab veel 2 aastat, kuni siis jõuame kulutuste tipuni, infrastruktuuri ülesehitame kulutamiste tipuni ja siis võiks tekkida ka selline suur tööjõu produktiivsuse boom. Nii et vaatame, päris huvitavad sellist nagu võrdlused ajalooga, vaatame, kas seekord sama tendents jätkub või tänu tehisintellektile võib-olla hakkab see tsükkel natukene kiirendama. Siin on veel huvitav graafika seoses sellega, et kuidas on muutunud, siin on võetud Russell 3000, see on põhimõtteliselt siis, kui S&P 500 indeksis meil on 500 suurimat firmat, siis Russell 3000 indeksis on 3000 suurimat firmat. Et kuidas siis selle buumiga, nende kulutustega, kuidas on muutunud käibeprognoosid alates märtsis 2023, põhimõtteliselt kes on hetkel saanud kõige rohkem kasu, kelle käibe on olnud kõige rohkem kasvus, et me näeme semiconductors, ehk põhimõtteliselt kiipide tootjad kõige rohkem, siis Nvidia hetkel on olnud võitja, see tumesinised tulbad, et see on kasvanud kõige rohkem. Siis me näeme utilities, et põhimõtteliselt elekter seal enamasti, see on olnud siin palju kasvutrendis. Ja siis cloud provider, ehk põhimõtteliselt sellist nagu pilveteenuste pakkujad, et nendel põhimõtteliselt, see ongi see tarkvara, ehk siis OpenAI, ma ei tea, Microsoft Copilot, Google Gemini, ehk põhimõtteliselt kõik, kes pakuvad oma tehisintellekti ja oma pilveteenustes seda, et siis neil on siin olnud ka kasv ja me näeme, et alguses oli ikkagi enamasti nagu kiipides ja siis hakkas juba siin viimasel ajal kasvama see cloud ja kusjuures siin on prognoos, et siin on alates kuni 2026 prognoosid, et me näeme, et siis hetkel ikkagi kiibide peale kõige rohkem tuleb ja utilities, cloud hakkab tekkima ja siis ennustatakse, et järgmiseks aastaks siin peaks just see nüüd peaks ka kasu saama need, kes mingit neid agente pakuvad, pilveteenused ja nii edasi. Ja siis siin on välja toodud siis põhimõtteliselt palju kulutatakse erinevale ristvarale, kuhu see raha läheb, et eelmises saades ma ka tegin suuremat ülevaadet, et mis firmad sellest võiks kasu saada, kellel on seal suuremad osalused erinevates valikutes seadmetes, mis on andmekeskuste ehitamises. Ja siin on võrreldes 2022, et siin miinuses see ei tähenda, et seal oli kahanemine, vaid võrreldes selle aastaga, et seal oli vähem kulutust ja siit hakkas nagu boom, me näeme, et alates 2023 eriti roheline on siin väga palju hakati ehitama siis power construction, ehk põhimõtteliselt andmekeskuste jaoks on vaja energiat, et see on siin võtnud hoogu, siis pooljuhtide
peale, kiibide peale päris palju kulutust, arvutid ja serverid, siis see HVAX on erinevad siis ventilatsioonid, kuidas see oli siis ventilatsioon, siis jahutamine, kõik sellega seotud ja siis data center construction siin on ka. Ehk siis kui seda võtta kõik kokku, siis me näeme plahvatuslikult on kasvanud need kulutused. Nii, lähme edasi ja selle uue tehisintellekti buumiga siin on olnud ka suur ralli muidugi nendes firmades, mis põhimõtteliselt pakuvad hetkel siis kõige rohkem seda infrastruktuuri, kuna kõigepealt ehitatakse üles infrastruktuuri ja siis pärast hakkavad rohkem seal raha teenima, kui infrastruktuur juba on, need, kes pakuvad erinevad teenused, et kas pilveteenused või siis erinevad tarkvara, mis kasutab tehisintellekti, mis on selle infrastruktuuri põhinev. Ja hetkel me näeme, et siis kui me vaatame S&P 500 kontsentratsiooni, et mis on kõige suurem üks aktsia või holding, on olnud S&P 500 ajaloolist, hetkel see on Nvidia ja see moodustab 8,2% kogu S&P 500 indeksist, et veel eelmises aastas see on olnud Apple 76-ga ja üldiselt kui vaadata ajaloos, siis me näeme, et ajaloos pole kunagi olnud varem nii kõrge kontsentratsiooni ühe firma poolt, et siin 6,4% oli IBM 80-ndates, et justkui olid personaalarvutid esitletud, et siis IBM oli esimene selline nagu personaalarvutite pakkuja, et siis tema aktsia kasvas kõige rohkem ja siis oli kõige suurema kontsentratsiooniga, aga me näeme, mis juhtus hiljem, põhimõtteliselt siis peale seda buumi IBM enam ei olnud kõige suurem ja üldse suurema firma siis osakaal läks väiksemaks, siis 2000-tes, kui oli siis internet järgmise tehnoloogiana, Microsoft korraks oli suurim firma, 4,9% osakaal oli S&P 500. Aga siis jällegi teg mul lõhkes ja siis me näeme, et see kontsentratsioon siin vähenes. Siis 2007-2008, kui nafta hind seal läks üle $100, siis ExxonMobil korraks sai suurimaks firmaks. Ja siis ka me näeme, et see kontsentratsioon vähenes. Ja nüüd uuesti me näeme, et see kontsentratsioon tõusis. Ja kui juba jällegi see, ma ei teaks, tehisintellekti mul lõhkab või infrastruktuur on juba üles ehitatud, et sinna pole vaja nii palju investeerida, et kas ajalugu kordub, kas me jällegi näeme selle top firma osakaalu vähenemist ja võib-olla selle Nvidia asemel tuleb juba mingi muu firma, et nagu siin, et algus oli arvutid esitletud, et IBM ja siis tuli tarkvara. Ja siis siin meil on Nvidia tehisintellekti kiibid ja siis võib-olla mõnda aega läheb ja siis tuleb uus boom, et siis kas tuleb OpenAI või mingi muu firma, võib-olla jällegi Microsoft, kes pakub midagi siis tarkvara poolt ja hakkab uuesti see kontsentratsioon kasvama. Nii et huvitav, vaatame. Ja siin graafik näitab meil praegu siis tech-sektori osakaalu S&P 500 tech-sektor võrreldes üldise S&P 500-ga, et tech-sektor on väga palju kasvanud ja hetkel selline põhimõtteliselt suhe tech-sektori võrreldes üldise S&P 500-ga on jõudnud kõige kõrgemale tasemele hetkel, et ületanud isegi seda tech-mulli tippu, mis oli märtsis 2000. Et see tõttu tihti võrreldatakse hetkel sellist nagu AI-mulli selle tech-mulliga, mis oli 2000, et selline just nagu kontsentratsioon on siin jõudnud, techi kontsentratsioon on jõudnud rekordkõrgele tasemele. Muidugi Nvidia ei ole üks firma, mis niimoodi siin kõvasti rallinud, et kui me vaatame top 3 firmad, siis tegelikult hetkel ka on see kontsentratsioon üle kõrge, et Nvidia, Microsoft ja Apple koos moodustavad rohkem kui 1/5
tervest indeksist, et 21,5% me näeme siin. Et pole kunagi varem nii kõrge kontsentratsioon on olnud, et siin me näeme 2007-2008 enne ülemaailmse finantskriisi. Siin ExxonMobil, Walmart ja Procter & Gamble olid 10%-ga, siis siin Tecmuli ajal Microsoft, Cisco ja General Electric olid 12% ja siis jällegi siin ExxonMobil suht tihti ka sellist nagu suurimate firmade sees. ExxonMobil, AT&T ja IBM olid 80-ndatest 13,4%. Ja kui vaadata top 10 firmad, et mis on nende kontsentratsioon, siis tegelikult me ka näeme siin ka, see on ülikõrge, peaaegu 40%, ehk on seal S&P 500-s 490 firmat omavad 60% osakaalu ja 10 firmat omavad peaaegu 40%, et selline väga suur kontsentratsioon ja kui peaks midagi juhtuma nende firmadega, nende 3-ga või nende 10-ga, et nende aktsiahind hakkavad langema, siis tegelikult võiks suht palju mõjutada ka üldist S&P 500 indeksit. Ja ilmselt selline nagu kõrge kontsentratsioon ei ole nagu pikas perspektiivis jätkusuutlik. Nagu me näeme, et alati peale sellist nagu tipusid, alati on olnud mingisugused korrektsioonid. Et siin ka 2020 tegelikult, siis meil oli korrektsioon 2022. Nii. Lähme edasi, kohe hakkame vaatama kvartaaltulemused ja põhimõtteliselt siin on üks huvitav slaid tagasiostude kohta, et kui firmad raporteerivad oma kvartaaltulemused, siis nad tihti sel ajal ei tee aktsiate tagasioste, ehk seal ei ole lubatud näiteks insideritele osta aktsiat, osta müüa mõne aeg enne kvartaaltulemust ja peale kvartaaltulemust ja firmad ise ka siis oma aktsiat ei osta tagasi sel perioodil ja siis tekib nii nimetatud nagu buyback blackout periood, kus firmad iseenda aktsiat hinna ei toeta. Ja hetkel me näeme, et siin on näidatud, kuidas firmad peaks nagu väljuma sellest blackout perioodist, et millal nad hakkavad uuesti oma aktsiat ostma, et kuna hetkel siis lähinädalatel rohkem S&P 500 firmasid hakkab oma tulemust raporteerima, siis me näeme, et tegelikult siis lähinädalatel aina rohkem firmasid hakkab väljuma sellest blackout perioodist ja hakkavad aktsiat tagasi ostma. Miks on nagu oluline, et siis me teame, et siis turule tuleb tagasi see aktsiate ostja firmade enda näol. Kuigi siin on ka sellist nagu küsimused, et kui palju hakatakse nüüd ostma, sest suurimad aktsiate tagasiostjad on just need hyperscaleri firmad, kes väga palju raha kulutavad nüüd AI infrastruktuuri ülesehitamine ja tegelikult kui raha läheb sinna, siis vähem raha jääb aktsiate tagasiostudele. Et see, et rohkem firmasid võib hakata tagasiostud tegema, ei tähenda, et seal palju raha tulebki siia sisse aktsiate tagasiostudesse. Nii et jah, seekord võib-olla ei tasu nii palju loota sellele, et buyback blackout periood lõpeb ja siis see võiks toetada aktsiahinnad. Võib-olla mõnes firmas võib, aga üldiselt S&P 500, jällegi need suuremad firmad, mis moodustavad, me nägime hetkel suurt osakaalu ja mis tegid ka suurimad tagasiostajad. Kui nad seda ei tee ja nende aktsiad enam ei kasva, hakkavad langema, siis tegelikult see mõjutab väga negatiivselt üldisele S&P 500 indeksile. Nii, lähmegi nüüd edasi ja hakkame vaatama siis kvartaaltulemused. Ja alustame siis investeerimispankadega. Siin paar huvitavat kvartaaltulemust olid Goldman Sachsi ja Morgan Stanley poolt, et alustame Goldman Sachsiga. Goldman Sachsi poolt oli päris head tulemus, et nad ületasid nii käibed kui ka kasumid ehk analüütikute ootusi. Kasum tuli $12.25 aktsia kohta, see oli $1.22 parem kui analüütikud ootasid. Käibe kasvas
päris kiire käibekasv Goldman Sachsil on olnud võrreldes eelmise aastaga peaaegu 20%, 19,5%. Investeerimispanga tasud olid 2,66 miljardit, 42% suuremal tasemel kui kolmandas kvartalis 2024, võrreldes selle aastaga kasvanud nii palju. Ja üldse on siin olnud suht positiivne kvartal, kui me vaatame siin graafiliselt, siis siin käibe oli rekordiline, et siin esimeses kvartalis oli peaaegu samal tasemel ja nüüd sai see tase ületatud, muidugi kasum oli natukene väiksem kui esimeses kvartalis. Aga üldiselt kui vaadata TTM trailing 12 months, kus me igas kvartalis näeme siin 12 kuud kokku, me näeme, et siin alates 2023 siin on olnud stabiilne selline nagu tõusev trend nii käibes kui ka kasumis. Aktsia hind peale kvartal tulemus siin reageeris väikse langusega -2% natukene põrgas ja siis hakkas langust jätkama, et ilmselt see on seotud sellega, et näiteks GuruFocus evaluatsiooni mudeli järgi aktsia on väga palju ülehinnatud tegelikult hetkel ja see, et tulemused pidid olema palju paremad siis, et aktsia hind jätkaks tõusu, et tundub, et see oli selline nagu buy the rumor, sell the news ralli, et siis aktsia hind on juba väga palju rallinud heade tulemuste ootustel, nad tulid, aga aktsia on rallinud juba veelgi rohkem kui päriselt tulemused paranes ja siis hetkel siin algabki korrektsioon. Et me näeme, et tegelikult võib üsna tugev olla, kui vaadata siin ajaloos, muidu Goldman Sachs tihti kaupleb oma õiglase väärtuse juures või isegi siin 2022-2023 oli veidi allahinnatud, aga nüüd muutunud ülehinnatuks ja selle kiire tõusuga nad muidu maksavad dividendi, et me näeme, aktsia hind tõuseb ja siis dividendi tootlus väheneb ja hetkel see on juba läinud üle väikseks 1,7%, kuigi veel 2024 alguses on olnud 3,5% kandis. Et peaaegu 3 korda väiksemaks läinud see dividendi tootlus. Ja aktsia hind on nii kõrge, et tundub, et Goldman Sachs isegi näeb seda ja isegi ei hakka enam tagasiostud tegema, et kui vaatame siin aktsiate tagasiostu graafikut kvartaalselt, et me näeme muidu, nad iga kvartal ostavad välja, aktsiate arv väheneb, et siis siin rohelised tulbad iga kvartal praktiliselt teevad siin tagasiostud, aga see kvartal siis siin praktiliselt tagasiost ei olnud. Järgmine kvartal tulemus meil on Morgan Stanley, teine investeerimispank. Nad ka raporteerisid head tulemuse, oli parem tulemus nii käibe kui ka kasumi poolest, kui analüütikud ootasid. Kasum aktsia kohta oli 2,80, analüütikud ootasid 2,10. Käibe kasvas ka suht kiiresti 18,5%. Ja kui vaatame siin kvartaalselt, siis siin isegi näha natukene tugevat kasvu kvartaalselt võrreldes Goldman Sachsiga. Ka tuli rekordkvartal, käibe kasumi poolest ka me näeme, et siin rekordkasum oli ka vaadates TTM trailing 12 months, et siin on näha 2022-2023 oli suht stabiilne, siis 2024 hakkas selline uuesti kiirenemine. Nii käibe kui ka kasumi poolt. Tundub, et siin oli isegi natukene rohkem üllatus turu jaoks, et aktsia hind reageeris ka tõusuga +5%, kuigi hakkas peale seda vaikselt natukene langema, et me näeme, et siin GuruFocus evaluatsiooni järgi ka veidi ülehinnatud Morgan Stanley aktsia, kuigi pole nii palju ülehinnatud kui Goldman Sachs, et võib-olla seetõttu ta natukene rohkem rallis. Vaadates klassikulised meetrikud, P/ratio, forward P/ratio, nad on ka siin suht mõistlikud, isegi 16 ja 15 on forward P/ratio. Jällegi siin Morgan Stanley maksab ka dividendi ja me näeme, et aktsia hinna ralliga see dividendi määr on ka läinud väiksemaks, et muidu nad maksavad natukene kõrgemad
või pakuvad natukene kõrgemat dividendi tootlust kui Goldman Sachs, et siin on peaaegu 2,4 hetkel, aga siin me näeme, et tippudes on olnud see lausa 4,5, et palju paremal tasemel ja aktsiate tagasiostud nad ka teevad praktiliselt siin iga kvartal, et isegi siin viimases kvartalis ka tegid mingite aktsiate tagasioste. Nii et investeerimispangad võrreldes regionaalpankadega, mille aktsiad langesid siis peale kvartaaltulemust seoses nende mahakirjutamistega, millest me rääkisime juba eelmises saades, et siis investeerimispankadel, eriti ka selle IPO-turu elavnemisega, et eelmises saades meil oli ka IPO-turu ülevaade, et me nägime, et IPO-turg elavneb, et viimase 3 aasta jooksul on jõudnud siis IPO-d rekordtasemele, et need investeerimispangad ka just sellest väga palju võidavad IPO-dest, et nõustavad, saavad seal oma tasud aktsia väljapanemise eest börsidele, et neil seetõttu siin me näeme endiselt läheb hästi. Nii, järgmine kvartaal tulemus meil on siis ESML poolt. ESML on siis firma, mis toodab siis sellised masinad, mis on vajalikud kiibide tootmiseks ja nad on siis, neil on monopool, mis puudutab selliseid nagu kõige kõrgtehnoloogilisemad masinad, mis suudavad teha kõige väiksemate nanomeetridega kiibid. Et nad on ainuke firma maailmas, kes toodab selliseid masinaid ja need on vaja siis kõige parimate kiibide tootmiseks, mida toodetakse siis Nvidia jaoks, Apple'i oma protsessoride jaoks ja nii edasi, et põhimõtteliselt kui sa tahad need kiibid tootma, siis sa pead ostma masinad ja need saab osta ainult ASML-ilt. Nii et selle pool see firma on oluline väärtuslik siis börsil ka. Tulemused, mis nad raporteerisid, siin kasum oli veits parem, kui analüütikud ootasid 3 sendi parem, ootus oli 5,46, aga reaalselt oli 5,49, pole väga palju, natukene parem. Siis käibe tuli tegelikult samal tasemel nagu oli oodatud ja käibe kasvas kõigest 0,7% võrreldes eelmise aastaga ehk põhimõtteliselt praktiliselt ei kasvanud. Kolmandaks kvartaliks neil on juba olemas bookingud 5,4 miljardi eest, millest 3,6 miljardit moodustavad just need samad EUV masinad, mis toodavadki kõige parimad kiibid. Siis siin prognoosid tegelikult tulid, kirjutakse inline guidance, põhimõtteliselt prognoosides väga suurt sellist nagu üllatust ei olnud, mis on siin huvitav, et nad järgmiseks aastaks prognoosi ei andnud, aga ütlesid, et müügid ei tule väiksemad kui 2025. No vot, kuidas seda võtta, kas need kasvavad või nad jäävad samal tasemel, ehk siis rohkem infot tuleb siis jaanuaris ilmselt. Aktsia hind reageeris siin tõusuga, +3% juba enne kvartaaltulemus, siin oli päris hea langus, siis oli korrektsioon ja siis põhimõtteliselt peale kvartaaltulemust oli natukene veel tõusu. Vaadates kvartaalselt, et siin guru fookusel ei olnud veel nende graafikutel uus infot, et siin on näha teine kvartal ja siis ma pidin siin teisest kohast võtma juurde, kus me näeme, et tegelikult 4. kvartali käibe oli samal tasemel nagu, või 3. kvartali käibe oli samal tasemel nagu teisel ja kasum oli nats väiksem kui teises kvartalis, põhimõtteliselt me võime siin joonistada juurde sellest sinist tulba oleks samal tasemel ja kasum oleks samal tasemel. Põhimõtteliselt me näeme siin viimasel ajal väga palju enam sellist nagu käibekasumi kasu ei ole ja vaadates TTM numbrit ehk jällegi siin põhimõtteliselt need tulbad jäid umbes samal tasemel. Noh, nagu siin on näha ka, et põhimõtteliselt kasv 0,7% võrreldes eelmise aastaga, et natukene see on siin aeglustunud.
Vaadates Guru Focus evaluatsiooni hetkel selle järgi tegelikult on fair valued õiglaselt väärtustatud, vaadates PE ratio'd siin tunduvad olevat natukene kõrge 38 ja tulevane 34, aga see tuleb ilmselt sellest, et kuna see firma on monopol, väga selline nagu kõikumatu positsioon teemal on siis nende masinate tootmisel, et selle tõttu teemal on alati olnud premiaalne väärtus ja kui võrrelda nagu ajalooga, mis valuatsioon teemal olnud, et siis tegelikult hetkel on õiglaselt väärtustatud. Siis nad veel raporteerisid, et nad maksavad dividendi, siin dividendi totus on väga väike, me näeme, et aktsia hind on siin $1000 ja dividend kvartalis on 1,60 ehk põhimõtteliselt üle väike võrreldes selle hinnaga ja siis nad tegid ka aktsiate tagasioste viimases kvartalis. Siin on kirjas, et 9 miljoni aktsiat ostsid peaaegu 6 miljardi eest. Ja siis põhimõtteliselt kokku neil oli selles programmis 12 miljardit ja nagu me näeme, et nad praktiliselt siin varem ei olegi neid tagasioste teinud, et põhimõtteliselt siis kirjutavad, et ilmselt seda programmi, kogu seda raha, mis oli eraldatud aktsiate tagasiostmiseks, nad ei kulutagi sellele. Ja siis jaanuaris 2026 lubavad, et siis annonseerivad uut programmi. No vaatame, mis siis edasi saab. Aga jah, mikski pärast nad siis otsustavad, et ei taha oma aktsiat väga palju tagasi osta, et siin natukene kolmandas kvartalis ostsid ja võib-olla sellega ka seotud see ralli, mis siin oli aktsia hinnas. Nii, järgmine kvartaal tulemus. See on meil siis TSMC poolt, Taiwan Semiconductor, maailma suurimad tehased siis kiipide valmistamiseks ja see on see koht, kuhu siis ASML-i masinad lähevad, et sinna tehasele, siis TSMC on see tehas, kus tehakse kiibid Nvidia jaoks ja Apple'i jaoks ja teiste AMD jaoks näiteks ka, et teiste firmade jaoks, kes ainult siis disainivad kiibid ja ise nagu tootmist ei oma. Siis TSMC poolt oli ka väga hea tulemus. Näeme, et kasum oli parem, kui analüütikud ootasid, käibe oli parem, kasum tuli 2,92 ja siin oli palju parem, kui analüütikud ootasid. Analüütikud ootasid 2,63 ehk peaaegu 30 sendi parem, kui analüütikud ootasid ja käibekasv oli muljet avaldav 40% võrreldes eelmise aastaga. 33 miljardit, analüütikud ootasid 1 miljardi võrra väiksemad numbrid. Nii et jah, see nõudlus Nvidia kiibide poolt või Nvidia kiibide järgi, et see oli üks ka suurimas nagu põhjuseks, miks TSMC-l nii hästi läinud. Muidu neil on päris head marginaalid. Gross margin oli peaaegu 60%, operatsiooniline 50% ja net on 46 peaaegu, et nagu mõnel tarkvarafirmal, aga nad toodavad kiibid, et päris hea. Mis on veel huvitav, et kõige väiksemad nanomeetritega, me näeme siin 3 nanomeetri tehnoloogiaga kiibid, need olid juba 23% kogu nendest siis käibest. 5 nanomeetrit oli 37% ja siis 7 nanomeetri, mis tundub olevat juba selline nagu kiviaeg, et siin see osakaal on kõige väiksem tegelikult 14, et me näeme, et siin 5 ja 20 ja 3 hakkavad aina suuremad osakaalu moodustama. Ja kokku siis 7 ja väiksemad, siis kokku see on siis 74% kogu neile käibest. Ja siis neljandaks kvartaliks nad andsid ka isegi parema prognoosi. Analüütikud ootasid 31,5 miljardit ja siis nad ütlesid, et tuleb kuskil 32-33 miljardit, et ootavad ikkagi suurt tellimuste nõudlust kiibide valmistamiseks.
Gross margin peaks ja operatsiooniline peaks säilima umbes samal tasemel. Aktsia hind siin peale kvartaal tulemust isegi natukene hüppas kõrgemale, siis hakkas langema -1,6% ja siis järgmisel päeval ka langus natukene jätkus. See on ka võib-olla seotud sellega, et muidu aktsia hind on juba enne kvartaal tulemust väga palju rallinud, siin GuruFox evaluatsiooni järgi juba muutunud veidi ülehinnatuks, siin P/E ratio 30, tulevane 23 ja siin on huvitav graafik, mis näitab meil siis ajalooliselt need roheline on price to sales, oranž on price to earnings ratio ja sinine on siis hind. Et me näeme tegelikult, et see aktsia hinna tõus, koos sellega meil on siin tõusnud nii P/E kui ka price to sales ratio ehk ütleb meil seda, see näitab sellist nagu väikest mullistamist, kus aktsia hind kasvab palju kiiremini kui reaalsed fundamentaalid, et me nägime midagi sarnast, siis oli 2020, siis tuli aktsia hinnas korrektsioon ja need ratio'd normaliseerisid, et kas siin toimub sarnane olukord, või suht tõenäoline. Graafiliselt vaadates TSMC oli rekordkvartal, näeme tehisintellekti buumiga nende käibekasum siin hakkas ilusti kõrgemale liikuma, TTM, trailing 12 months, siin on ka selline hea kiirendamine olemas nii käibe kui ka kasumi poolt. Ja TSMC maksab ka dividendi, aga jah, ka selle aktsia hinna tõusuga me näeme, et see dividendi tootlus hetkel on nüüd üle väikseks, et 1% kandis, et siin 2022, 2020 tipus on olnud lausa 5% juures ja siin enne seda siis siin keskmiselt oli kuskil 3% juures. Nii et jah, võiks öelda, et siis hind on natukene sellest nagu käibe ja kasumi ja dividendi kasvust veits ees. Ja hetkel on nagu GuruFox evaluatsioonimudel ütleb, et veidi juba ülehinnatud. Nii, järgmine kvartaal tulemus Interactive Brokers. See on kõige populaarsem platvorm, ma pakun professionaalsete kauplejate poolt, et ma tean, et meil grupis, kes siis liitunud mu tasulise kanaliga, kes saab ligipääsu siis ka Discordile, et ma tean, et siin enamik või kui mitte kõik kauplevad Interactive Brokersi kaudu. Jah, üldse Eestis ta on ka suht selline nagu populaarne makler meil. Nii et seetõttu huvitav vaadata, kuidas temal on läinud. Ja me näeme, et siis käibekasum tulid veits parem, kui analüütikud ootasid, et kasum nats parem, oodati 54 senti aktsia kohta, tuli 57 ja käibe kasvas 21,2%, jõudes 1,66 miljardini, põhimõtteliselt võrreldes siis prognoosiga 1,53. Neil kõige suurem tulu tuleb tegelikult intressitulust. Me näeme peaaegu 80% ehk põhimõtteliselt, kui te kasutate margin account'i, siis saate seal laenu ja see on nende kõige suurem sisetulu allikas. Teisel kohal on siis komisjonitasud, mis makstakse, et see moodustab siin kõigest 20% ja kõik ülejäänud asjad siin on üle väike osa. Nii et jah, selle nagu intressimäära langetamisega see võiks mõjutada negatiivselt nende tulud ja siis me näeme, et siin tegelikult GuruFox prognooside järgi, analüütikute prognooside järgi, tegelikult oodatakse, et see aktsia hinna väärtus või hind võiks olla nagu madalamal tasemel, kuna siin ilmselt prognoositakse madalamat intressimäärad. Ja kui vaadata siis seda mudeli, siis selle järgi hetkel hind on juba oluliselt ülehinnatud. Peale kvartaaltulemust, sõltumata sellest, et see oli hea, tegelikult me näeme, et aktsia hind siin isegi langes 3%. Visuaalselt me näeme muidu Interactive Brokersil hästi kasvab käibe ja muidu EBITDA on väga suur, aga net income on väike, et see on ka seetõttu, et tegelikult
intressituluga koos on olemas ka intressikulu, et kui enne seda intressikulu, siis käibe on väga suur, aga kui tuleb see intressikulu ka juurde, ehk see kapitaal, mis nad laenavad, millest nad teenivad intressi, seda nad laenavad ka, siis see lihtsalt madalama hinnaga tegutsevad põhimõtteliselt nagu pank ja siis maksavad selle peale intressi, kasutajalt saavad natukene kõrgema intressi ja siis siin neil tekib lõpuks see kasum. Vaadates TTM, siin on mõnda aeglustumist isegi näha, et siin viimastel kvartalitel 2022-2023 oli kiire kasv ja siis siin hakkas natukene käibe juba aeglustuma ja kasum nii palju enam ei kasva. Vaadates P-ratio hetkel peaaegu 32 ja tulevane 29, et isegi nende ratio järgi, arvestades, et kasv on siin aeglustunud, võib-olla ta ongi hetkel veits meil siis ülehinnatud. Nii. Lähme edasi ja vaatame, mis meil siis oodata see nädal majandusuudistest. Jällegi, kui valitsus avatakse, siis võiks midagi ka, mis oli varem avaldamata, näiteks meil ei tulnud veel see kuu non-farm payrolls, tööjõuturu statistika. Aga lubatakse, et igal juhul siis reedel raporteeritakse lõpuks ka CPI numbrid ehk Consumer Price Index, tarbijate inflatsioon. Et selleks ikkagi seal raha leitakse, et seda statistikat avaldada. Ja muidu peaks siis kinnisvara turu kohta tulema existing home sales ehk põhimõtteliselt olemasolevate kodude müügid, uute kodude müügid ja siis initial jobless claims ehk põhimõtteliselt esmakordselt töötute pöördumised. Kas tuleb või ei tule? Vaatame, kuidas seal valitsuse siis selle sulgemisega läheb, kas seda avatakse või mitte. Nii, kvartaaltulemused see nädal, mis meil see nädal tuleb, me näeme, et juba päris palju firmasid hakkab siin raporteerima. Coca-Cola teisipäeval enne turu avamist, kes jälgib hetkel sõjatööstust, siis siin Lockheed Martin, RTX raporteerivad ka teisipäeval enne turu avamist, siis minu jaoks huvitavamaks läheb teisipäeval peale turgu sulgemist, ma jälgin Netflixi Intuitive Surgicali näiteks, et need kvartaaltulemust kindlasti järgmine nädal vaatame üle. Siis kolmapäeval peale turgu sulgemist siin Tesla ja IBM raporteerivad, SAP ka raporteerib, siis kolmapäeval veel enne turu avamist see Vertiv, kes oli ka, kes on selline nagu suur tarnija andmekeskuste erinevate komponentide jaoks, seda nägime ka eelmises saades. Vaatame, kuidas temal on läinud. Siis neljapäeval, mis meil huvitavat tuleb siin peale turgu sulgemist, Intel raporteerib, et see võib olla huvitav, mina jälgin ka veel sellist ettevõtet nagu Nextracker, kes pakub siis päikese paneelide jaoks siis need kinnitused, mis nagu targad kinnitused võib öelda, et mis nagu pööravad koos päikesega, et siis saaks nagu palju efektiivsemini need päikesepaneelid kasutada. Ja siis reedel enne turu avamist siin Procter & Gamble võiks välja tuua. Muidu jah, järgmises saades nagu mainisin, võib-olla vaatame siis Netflix, Intuitive Surgical, Tesla kindlasti, võib-olla võtame Vertiv, Nextracker, Intel, kui seal midagi huvitavat tuleb ja kui teil on soov ka, et ma vaataks üle mingid muud firmad, mis ma pole siin maininud, et siis andke kindlasti kommentaaridest teada, vaatame, kui on midagi huvitavat, siis võtame järgmises saades ette. Nii, lähme meie saade teise osa juurde, kus me vaatame rohkem sellist lühemaajalisemat pilti, et vaatame, mis on oodata järgnevast nädalast, mitte sellist nagu pikaajalisemat, üldisemat teemat, vaid läheme siin juba konkreetselt indeksite analüüsisse ja vaatame kauplemisidеed ja rohkem kasutame sellist nagu tehnilist ja analüüsi ja erinevad turuindikaatorid vaatame üle.
alustame S&P 500 ja Russell 2000 nädalaste graafikutega ja peale eelmise nädala suurt müüki, nagu oli oodata, me nägime väikest põrget siin S&P 500 indeksis, et see on tõusnud 1,7% eelmine nädal. Samas me näeme, et ta jäi praktiliselt samal tasemel nagu avanes, et käis kõrgemale madalamale ja siis sulges enam-vähem samal tasemel ja eelmine tipp ei olnudki saavutatud, põhimõtteliselt seal kohe näeme päevasel graafikul, et seal hakkas esimene madalam tipp isegi formeeruma. Vaadates aga Russelli, et siin on toimunud midagi huvitavamat, et siin isegi oli ralli, mis läks eelmise nädala tipust kõrgemale. Samas see on olnud võltsralli, et me näeme, et see sulges ka umbes samal tasemel nagu avanes, aga vahepeal käis küll palju kõrgemale. Ja siin tegelikult päris huvitav selline graafik, mis mul tule meelde, et kuidas toimisid siis Russell ja S&P 500, kui olid eelmised tipud meil turul olulised. Et tegelikult meil oli suht sarnane käitumine. Siin me näeme Russell 2000 nädalane graafik, siin on välja toodud selline oluline vastupanu, et siis muidu Russell ei saa sellest vastupanust kõrgemale samal ajal, kui S&P 500 veel tõuseb ja siis siin kuskil trendi lõpupoole Russell järsku teeb suurema rallit, teeb võlts liikumise sellest tasemest kõrgemale, samal ajal kui S&P enam sellest tasemest kõrgemale ei lähe. Ja siis mõnda aja pärast meil hakkas siin suurem langus, et see oli meil siis 2022. Sarnane käitumine meil tegelikult oli enne aprillilangust, me näeme, et siin ka Russell jõudis olulise vastupanuni, siin väike inks kõrgemale tuli sellest vastupanust, selline võlts läbi mure kõrgemale, samas kui S&P 500 enam siin kõrgemale ei läinud. Siin ka mõnda aega veel S&P konsolideeris samal tasemel, Russell tegi juba siin madalama tipu, nii siin kui ka siin, ja siis meil hakkas suurem langus siin aprillis. Ja nüüd meil tekkis midagi sarnast, et Russell siin ka eelmine nädal tegi sellist võlts läbi mure all-time high tasemele, samas kui S&P pole seda teinud. Et kui sarnane olukord jätkub, siis mis ma võiksin oodata, et võib-olla siin S&P 500 veel natukene konsolideerib, samal ajal kui Russell peaks tegema siis madalama tipu ja siis meil võiks tulla turult suurem korrektsioon. Nii et see on suht huvitav selline nagu käitumine, indeksita poolt võrreldav käitumine, mis ma olen ise märganud, nii et vaatame, kas see kord siis ajalugu kordub või this time it's different, nagu öeldakse. Vaadates päevast graafikut, siin me näeme hetkel natukene rohkem murepilvi juba tekkimas, et S&P peale seda eelmise nädala suurmat langust terve nädal tegelikult siin ta üritas põrgata ja tegelikult jäi siin teadas kanalis konsolideerimas ehk põhimõtteliselt uut tippu ei teinud, väga palju libisvast keskmist ei põrganud ja siin me näeme juba sellist nagu käitumiste muutumist, et varem sellist kõik korrektsioonid 1-2 päeva libisva keskmise juures ja siis kohe osteti välja ja nüüd juba terve nädal selle libisva keskmise juures ja ei saagi kõrgemale minna. Ja oluline muutus on ka siin Force indeksis, et siin on see ka üsna pikalt juba negatiivne, siin meil on sellist nagu olulised divergentsid indikaatorite poolt. Et tundub olevat, et seekord meil sellist nagu kiiret buy the dipi ei ole, rohkem sellist nagu müügisurvet, mis võiks meil signaliseerida sellisele nagu käitumise muutusele ja võib-olla siit meil kas tuleb rohkem konsolidatsiooni või hakkamegi siin juba tipu ehitama, nagu eelmine graafik viitas, et see võib võtta nagu natukene aega, siin konsolideerime ja siis võib-olla tuleb suurem korrektsioon. Vaadates Russelli, siin on ka tegelikult väga negatiivne, siin me näeme päevasel graafikul seda võlts läbi muret, mis on eelmine nädal toimunud, et just kõik oli väga hästi, osteti välja kiiresti, seda langus läks tipu juurde, aga siis neljapäeval tuli suurem langus ja siis reedel ta ka üldse ei rallinud võrreldes S&P 500 indeksiga. Ja kui me vaatame, kuidas selle ralliga meil siis käitus Force indeks näiteks, me näeme, et siin ostlemine olnud
palju madalam kui varem. Ja ka Force Index hakkab juba näitama rohkem sellist nagu müügisurvet. Ja siin tekkisid ka divergentsid indikaatorite poolt ehk hind näitas kõrgemat tippu, samas kui nii RSI kui ka MACD näitasid madalamat tippu. Ja see on väga negatiivne käitumine tegelikult ja siin on huvitav, et impulss on siis Russellil hetkel punane ehk ei tohi osta ja S&P 500 roheline reedel oli, et ei tohi nagu müüa. Ehk tundub, et turg hetkel midagi on muutunud võrreldes eelmise käituminga ja turg on hetkel sellises nagu ebaselges olukorras, et ei suuda otsustada, mis nüüd teha, kas minna kõrgemale ikkagi või hakata nagu langema. Mulle tundub, et see nädal võime näha siis kas võib mõnda lahendamist sellele. Nüüd on natukene raskem öelda, mis võiks tulla, aga proovime aru saada, vaatame, mis meil turuindikaatorid ütlevad selle kohta. Kui me vaatame siis minu turuanalüüsi tabeli, siis võrreldes eelmise nädalaga me näeme, et VIX natukene paranes, läks natukene madalamale. Samas ta on ikkagi 15 kõrgemal tasemel ja see on meil siis siin punane ehk bearish. Multivix käis nädalases kõrgemal tasemel, nädala lõpupoole hakkas veits langema, aga ka ma panin hetkel neutral, et nad kõik VIX indeksid seal hetkel suht lähedal üksteisele, et seetõttu ma panin siin neutral. Rämpsulekirjad, natukene olukord paranes, läks neutral olekusse, samas new high, new low endiselt on bearish ja seal on olnud halvenemine jällegi. Industry Group, eelmine nädal meil siis esmaspäeval ei olnud infot, aga hiljem siis selgus, et see läks bearish olekusse, see nädal veits paranes, aga bullish olekusse ka ei läinud, et jäi nagu neutral olekusse, mis on tegelikult suht harulaadne selle indikaatori poolt, et ta on ütleme 99% ajast või 99,9% ajast ta on bullish või bearish, aga siin augustis me nägime korraks neutral, et siis oli selline väike nõrgenemine ja siin tegelikult halvenes ja natukene siis see olukord paranes. Nii et ja vaadates indikaatorid tervikuna, me näeme pikaajaliselt ta on veel meil bullish, tõusev trend, aga lühiajaliselt siin on juba selline nagu halvenemine on toimunud. Ja võrreldes eelmise nädalaga natukene paranemine, seega see nädal ma panin sellist nagu bearish neutral olekut, aga turg, nagu me nägime hetkel indeksite analüüsist, et ei suuda hetkel otsustada, kuhu ta tahab minna, vaadates turuindikaatorit, natukene selline nagu bearish tunnetus tekib. Vaatame mõned need indikaatorid siin eraldi. Vaatame siin rämpsvõlekirjad koos S&P 500-ga. Me näeme, rämpsvõlekirjad eelmine nädal veits taastusid juba, samas siin on jällegi võrreldes eelmise tipuga endiselt oleme madalamal tasemel ja meil siin endiselt on olemas see gap S&P 500 ja rämpsvõlekirjade vahel, et S&P 500 täielikult seda gap'i pole sulgenud. Nii et vaatame, mis siis jätkab see nädal, et eelmine nädal natukene toetas seda põrgat rämpsvõlekirjad ja see nädal siis huviga jälgime, mis siis saab, et kui rämpsvõlekirjad jätkavad ikkagi tõusu, no siis võib-olla tulebki järjekordne kõrgem põhi, mis lihtsalt võtab kauem aega, et formeeruda ja siis lähme uuesti uute kõrgustesse, aga kui rämpsvõlekirjad jäävad samal tasemel või hakkavad uuesti langema, et siis siin on aina suuremaks muutub see tõenäosus, et siin ikkagi selline madalam tipp meil formeerunud, madalam tipp ja siis indeksi langus võiks siis jätkata. Et siis võimegi näha sellist nagu suuremat korrektsiooni nädalasel graafikul. Vaadates VIX indikaatorid, siin on olnud huvitav graafik, et muidu me näeme, et siin terve nädal või viimasel ajal siin on olnud VIX tõusvas laines, et eelmise korrektsiooniga võrreldes põhimõtteliselt meil on siin olnud rohkem hirmu juba, vahepeal käis peaaegu siin 30-ni, teiselt poolt reedel volatiilsus hakkas ka langema ja sulges siin Bollinger Bandist madalamal tasemel, mis annab meile VIX-i ostusignaali. Reedel meil oli ka suur optsioonide ekspireerimine, võib-olla see oli osaliselt seotud ka sellega,
et paljud optsioonid ekspireerisid ja siis, et siis ei oodata nüüd uutes optsioonides nii suurt volatiilsust võib-olla. S&P natukene põrgas, et sellega see natukene langes. Ja noh, tasub teada, mis on selle indikaatori pluss ja miinus, et tegelikult selle indikaatori pluss on selles, et ta praktiliselt 99,9% tõenäosusega näitab meil sellised nagu põhjad, et suht hea see ostusignaal seetõttu. Aga selle signaali miinus on selles, et ta ei ütle meile, et kui tugevaks see põhi tuleb, et näiteks siin meil märtsis oli ka, ta siin järjest andis mitu sellist nagu signaali ja iga kord, kui ta andis, et siin mingi põrge oli, aga tihti ta oli selline nagu ühepäevane. Ehk põhimõtteliselt reedel me ka nägime tõusu, kas nüüd see ostusignaal, kas selle peale siis, kas see reedene tõus ongi kõik või see ralli nagu jätkub, et kahjuks see signaal meile seda ei ütle. Et tasub silmas pidada, et see signaal tuli, samas see nädal siis jälgime, et kui volatiilsus jääb ikkagi uuesti tõusma, läheb uuesti Bollinger Bandist kõrgemale tasemele, siis me teame, et see signaal oli ainult siis reedeseks ralliks ja enamat sind oodata ei ole, et siis võime suuremat langust näha. Samas, kui volatiilsus jätkabki langust, siis me võimegi oodata natukene suuremat rallit see nädal. Tegelikult tõenäosused, nagu me näeme, hetkel on sellised nagu suht 50-50 siiamaani. Kui aga me vaatame järgmised indikaatorid, siis hakkab natukene rohkem kalduma sinna ikkagi bearish poole ja rohkem minema koos selle nagu turuanalüüsi tabeliga, kus mul jäigi kirjas nagu bearish neutral. Bullish percent index, ehk kui palju aktsiad S&P 500 indeksis on bullish olekus nii-öelda. Ja siin me näeme, et terve nädal see langes meil ja hetkel see on 50-st juba madalam. Siin meil on madalam tipp formeerunud, siin on madalam tipp võrreldes eelmise tipuga. Samas kui S&P 500 teeb aina kõrgemad tipud. Põhimõtteliselt indeks tõuseb aina väiksemate aktsiate toel, et aina vähem aktsiad tõusevad koos indeksiga ja see näitab meil seda, et siis nii-öelda, et ralli käib õhukesel jaal hetkel ja iga hetk see jää võib nagu murtuda ja indeks võib siis suuremat langust teha. Vaadates päevased graafikud siin samamoodi. Me näeme, et terve nädal langes, et siin üks päev natukene üritas põrgata ja huvitav, et siin jah, väga suurt rallit ka indeksite poolt olnud ja reedel, kui indeks ikkagi tõusis, siis bullish percent indeks meil jätkas langust ja siin on ka näha sellist nagu madalamad tipud, samas kui indeks läheb aina kõrgemale, et jällegi näitab meil seda, et see ralli on nii-öelda nagu piiratud ajaga ja siin, kui see bullish percent indeks jätkabki langus, siin selline nagu madalama tipu formeerumine ja langus indeksi poolt tundub olevat suurem tõenäoline hetkel. Ja ka New High New Low indeksi poolt me näeme sarnast pilti tegelikult, et reedese tõusuga tegelikult siin põhjade arv, ühe kuu uued põhjad olid ikkagi kõrgel tasemel 870 ja tipud on siin langenud, et kuidas on nii, et siis indeks tõuseb, aga samas aktsiate arv, mis teeb uued põhjad, ühe kuu põhjad on rohkem ja see number kasvab ja kui uued tipud ja see number aina langeb, et see näitab meil seda, et võib-olla see ongi selline nagu see peale seda langust põrge ja siis me võime näha järgmist langust lainet, kuna nii-öelda nagu turu kapoti all ehk seal sees aktsiad, mis selle indeksi sees, et nemad ikkagi nagu indeksiga koos siin suurt rallit ei teinud. Ja ka turukapitalisatsiooniga kaalutletud me näeme ka siis tipud langesid tegelikult reedel ja põhjad jäid kõrgel tasemel ja siin viimasel ajal on see tendents, et tipud lähevad aina madalamale, põhjad tõusevad ja tükiliselt see on veelgi rohkem näha. Et siin vahepeal meil oli ka selline spikebound signaal, kus korraks tipud läksid kõrgemale kui põhjad, nende vahe läks -500 kõrgemale ja siin põhimõtteliselt meil tekkiski väike ralli, aga jah, me näeme, et hetkel see ei olnud väga suur,
see signaal nüüd lülitas ennast välja, kuna see vahe läks uuesti -500 kõrgemaks, 190 -872 on rohkem kui -500 või madalam, et siis see signaal lülitas ennast välja, aga jällegi, kuna see nädal on selline suht ka neutraal või selline nagu võrdsed võimalused, et võime kõrgemale madalamale minna, et siin ka tasub jälgida, et kui ikkagi meil tipud hakkavad siin uuesti tõusma ja põhjad kukkuma ja siis meil võib tekkida uus spikebound signaal ja tihti, kui tekib üks ja siis teine järgi, siis teine tihti tekib selline nagu võimsam ja siis me võimegi näha sellist nagu ralli jätku. Nii et jah, jälgime, et siis mis turuindikaatorid teevad, et kui siin saame ostusignaali, kui bullish percent indeks ikkagi enam ei lange, hakkab tõusma, kui rämpsvõlakirjad hakkavad tõusma ja volatiilsus jätkab langust, siis me ootame ikkagi, et see on meil olnud, see reedene langus oligi kõik, kõrgem põhi formeerub ja siis läheme kõrgemale. Samas, kui seda ei juhtu, kui rämpsvõlakirjad teevad samal tasemel jätkavat langust, siin põhjad jäävad kõrgemal tasemel, kui tipud nende vahele -500 kõrgemale bullish percent indeks jätkab langust ja VIX hakkab uuesti tõusma, et siis ootame, et indeksitel tekib ikkagi selline madalam tipp ja hakkame siis uuesti langema. Nii, lähme nüüd siis TradingView juurde ja hakkame siin vaatama kõigepealt siis peamised indeksid ja siis mõned kauplemised selleks nädalaks. Alustame S&P 500 indeksist. Nagu juba sai räägitud, et see väike põrge, mis eelmine nädal oli, siin jäime seisma +2 juures, ehk põhimõtteliselt +3 kuidagi me ei jõua, või tipuni ei jõudnud. Ja kui peaks negatiivne stsenaarium realiseerima, siis tegelikult pikas perspektiivis nädalasel graafikul oleme ikkagi tõusvas trendis, meil on lihtsalt siin puudu kaua aega ei olnud sellist nagu korrektsiooni +3 liibisva keskmise juurde, mis muidu sellist nagu tõusva trendi raames alati toimub. Et võimegi näha lõpuks seda korrektsiooni või isegi natukene madalamale tasemele, et juba siin korduvalt palju nädalat sellest nagu räägin. Et lõpuks võimegi saada või kui ikkagi turuindikaatorid paranevad, siis vaatame, kas indeks suudab ikkagi siin eelmisest tipust kõrgemale minna ja võib-olla testib +3 enne, kui järgmine suurem langus toimub. Vaadates sellist nagu pikemaajalisemat bullish percent indeksi nõrgenemist ja new high new low indeksi nõrgenemist, siis on juba näha, et see indeks on juba aina küpsemaks muutumas selliseks nagu suuremaks korrektsiooniks ja hetkel on ainult küsimus, et kas see hakkab nagu kohe või natukene võtab veel aega selle tipu formeerumiseks ja siis tuleb suurem langus. Nagu me teame, tipud on selline nagu protsess ja põhjad on tihti selline nagu öeldakse event, et kui me vaatame siin 2022 me näeme, et siis tipu formeerumine siin võtab mõnda aega, aga põhjad on suht sellised nagu äkilised tekivad. Siin me ka näeme, et selline tipu formeerumine võttis aega enne aprilli langus ja siis aprillis järsk langus ja siis järsk taastumine. Nii et kui siin valmistame suuremaks languseks, siis siin võib ka juhtuda, et tipu mõnda aega formeeruma ja alles siis tuleb selline järgmine järsem laine, et mida kauem me seda tipu formeerumine, seda hullem võib see langus olla tegelikult. Nii et pullide jaoks tegelikult hea oleks, kui me kohe läheks madalamale ja siis hakkaks siis uutesse kõrgustesse minema, kui me jääks hetkel siin konsolideerima selle kõrge taseme juures. Vaadates päevast graafikut, siis siin on hästi näha põhimõtteliselt sellist nagu turu otsustamutust. Ehk me ei saanud siin -1 palju madalamale minna, samas kõrgega me ei saanud +1 kõrgemale minna. Ehk turg on siin kinni -1 +1 vahel ja põhimõtteliselt see, mis suunas ta välja murrab, see võiks olla selline nagu suurem liigutus, ehk põhimõtteliselt kui lähme ikkagi +1 kõrgemale, siis võiks oodata ralli vastu +3, kui turuindikaatorid ka paranevad ja kui lähme
sellest -1 madalamale, siis lõpuks võib tulla suurem langus -3 juurde kõigepealt see nädal ja siis võib-olla põrkedega veelgi madalamale. Nii et jälgime, kuidas siit tuleb. Siit kindlasti tasub ka vaadata sellist nagu võltsläbimurret, et kui ta just hakkab nagu kõrgemale minema näiteks ja siis tuleb tagasi ja siis tuleb selline liikumine teises suunas, et turg tihti trikitab ka niimoodi või siis tekib võltsläbimurre madalamale, just kui turg tahab madalamale minna, siis kiiresti taastub tagasi ja läheme siit kõrgemale. Et igatahes see nädal tasub veits ettevaatlikum olla ja vaadata mitte nagu öelda turule, kuhu ta peaks minema, vaid pigem nagu rohkem jälgida turuindikaatorit, turu käitumist ja siis, kui on juba selge, mis suunas turg tahab minna, siis agressiivsemini hakkama kas ostma või siis shortima. Vaadates Nasdaqi, siin on suht sarnane pilt nii nädalasel graafikul S&P 500-ga, ehk siis ei saanud tippu teha, samas pole palju langenud. Languspotentsiaali on rohkem libiseva keskmise eelmise toetustaseme juurde kui tõusupotentsiaali +3 ja päevasel graafikul ka negatiivne on see, et me ei saanud siit +1 kõrgemale, see on tihti see koht, kus esimene madalam tipp formeerub, samas langusega me -1 madalamale lähed, ehk ka siin oleme kinni põhimõtteliselt nende ateeride vahel ja jälgime samast käitumist nagu S&P 500-s. Ja Dow Jones. Nats nõrgem, et siin ta tõesti +1 nädalasel graafikul, siin on tegelikult juba nii potentsiaal +3 kui ka see langus, et nad on suht võrdsed. Et siin sellist nagu risk-rewardi ühes või teises suunas rohkem hetkel ei ole Dow Jonesi poolt. Ja siin ka huvitavalt kombel, et ta jäi siin +1 kõrgemale läinud, -1 palju madalamale läinud, et ka siis siin hetkel konsolideerib nende kahe vahel. Ja vaatame, mis suunas hakkab liikuma ja kindlasti kõige 4 indeksitega hakkama vaatama, kui üks hakkab nagu eristuma 3-st ehk hakkab rohkem nõrgust või tugevust näitama. Eelmine nädal me siis nägime Russelli poolt teisipäeval, kolmapäeval justkui suuremat tugevust, aga nagu hetkel näeme, et see oli võlts tugevus. Et saime siin divergentsi indikaatorite poolt võltslikumist kõrgemale. Nii et vaatame, kas keegi tahab nagu või keegi hakkab indeksitest ikkagi rohkem sellist nagu tugevust või nõrkust näitama ja siis 3 ülejäänud indeksit võiks nagu selle järgi minna. Hetkel tegelikult me juba näeme, et Russell oli, kui teisipäeval ta oli kolmapäeval teistest tugevam, siis reedel ta oli teistest indeksitest jällegi nõrgem, ehk kui vaadata seda analoogiat, siis indeksid võiksid madalamale minna. Nii et siin jälgime ka, et ta sai siin küll +1 kõrgemale, isegi +2, aga see olnud, me näeme võltslikumine ja hetkel on ka siis reedene langus oli -1 ja hetkel siis libiseva keskmise juures jääb seisma, et vaatame ka, kas ta läheb -1 madalamale. Siin on ka see oluline tase, kui sellest murame, siis ta võib tegelikult siin 200 päevase libiseva keskmiseni kukkuda. Kui aga siin ikkagi läheb uuesti kõrgemale, sõltumata sellest võltsläbimurest, see võiks olla tegelikult väga tugev selline nagu käitumine Russelli poolt. Okei, mis kauplemisidee mul siis selleks nädalaks on? No vaadates ikkagi, et hetkel tegelikult et turg on selline nagu 50-50, aga vaadates, et mul on turuanalüüsi tabel näitab ikkagi bearish neutral, ma ikkagi rohkem lähtun sellest, et ajaloos mu kogemusega ma olen näinud, et ikkagi lähtudes sellest nagu turuanalüüsi tabelist saad ikkagi, no see ennustab natukene paremini. Seega ma olen natukene võib-olla rohkem bearish selle nädalaga, et ootan rohkem ikkagi sellist nagu korrektsiooni, aga olen valmis ka selliseks nagu tõusuks, mis on natukene siis vähem tõenäoline. No ütleme, et see on kuskil siis 55-45 sellised nagu tõenäosused, et suht päris 50-50 ei ole, aga suht lähedal ja natukene rohkem kaldub siin nagu bearish poole. Seega mul on natukene rohkem selliseid nagu võib-olla müügikandidaadi, aga samas vaadates neid graafikud siin tundub, et võiks minna nii ja naa. Esimene on siis Palantir. Palantiri jälgin
sama pilguga nagu eelmine nädal, et ta ei saa siin kaua sellest nagu vastupanust kõrgemale, et siin juba 1, 2, 3, 4, 5 nädalat järjest testib seda taset ja ei saa sellest kuidagi kõrgemale. Muidugi, kui ta murrab sellest kõrgemale, meil võiks tulla ikkagi võimas ralli, aga kui siit on ikkagi tugev vastupanu, siis me võime näha lõpuks korrektsiooni libiseva keskmise juurde esimesse 22 nädalasse või siis 50 nädalasse, kus on ka selline järgmine oluline toetus. Mina hetkel panustan sellele languse variandile kõige rohkem. Siin on näha, et ta ei saanud sellest tasemest kõrgemale ja siin formeerus selline madalam tipp, ehk siis ma ootan, et võiks tulla langus -3 Samas, kui siit tuleb üllatus, läheme vastu seda taset ja murrame sellest kõrgemale, siis ma oleks valmis ka siit tegelikult pikka positsiooni võtta. Mis siis tunnisel graafikul oleks vaja näha üheks või teiseks positsiooni võtmiseks. Löökese positsiooni võtmiseks, viimasel ajal aktsiad suht tihti teevad peale avanemist sellist nagu võltsrallit esimesel tunnil ja siis hakkavad vajuma. Me nägime siin lausa mitu korda ka Palantiiri poolt sellest käitumist. Nii et kui täna näiteks ta avaneb siin, ei saa +1 ATR-ist kõrgemale, nagu siin eelmistel kordadel väga palju ja siis esimese tunniga on näha, et see on võltsralli, hakkab uuesti vajuma, see on üks shortimisvariant. Või kui ta hakkab siit otsa langema, siin juba selline madalama tipud näha, siin see on ka võib shortida. Samas, kui ta üritab ikkagi rallib kõrgemale tasemele kui +1 ATR, +2 ATR-ini näiteks, siis korrigeerib siin libisevad keskmised, hakkavad tulema juurde, teeb kõrgema põhja, läheb seda taset testima, et siis siin võiks olla üks long või selle tase läbimurdmisel võiks olla teine long. Et sellised siis kauplemisstsenaariumid Palantiiri poolt mul siin. Microsoft siin samamoodi kahte pidi võib vaadata, et ühelt poolt siin on negatiivne, nagu ma ka eelmisel nädalal välja tõin, et ta teeb sellised nagu sabad kõrgemale ja siin peale korrektsiooni ta ei suutnud palju rallida, selline nagu madalam tipp hakkab formeeruma. See võib viitada ka sellisele nagu nõrkusele, samas kui ta läheb seda saba nii-öelda sööma ja läheb ikkagi vastu seda saba, siis ta võib teha ka ralli uuesti vastu +3 ATR nädalasel graafikul. Hetkel jällegi tundub natukene rohkem selline nagu languse stsenaarium, sest ta ei saanud siin eelmine nädal kuidagi isegi libisevast keskmist kõrgemale. Kui indeksid suutsid +1 ATR-ini rallida, siis siin Microsoft ei suutnud isegi libisevast keskmisest kõrgemale minna. Aga vaatame, et kui ta siit hakkab isegi kõrgemale minema, siis tal võiks olla siin ikkagi kõrgem põhja ralli vastu +3 ATR, samas kui ta hakkab siit ka 50 päevast libisevast keskmist madalamale vajama, siis on oodata langust -3 ATR-ini. Et siin ka kaks sellist nagu stsenaariumit, mida tunnisel graafikul vaadata ühe või teise stsenaariumi realiseerimiseks. Me näeme, et ta ka siin +1 ATR-ist ei saa kõrgemale ka peale avanemist üritab rallida, siis hakkab vajuma. Siis siin oli reedel ka järjekordne selline madalam tipp, kui ta hakkab siit juba madalamale minema, üks võimalus shortida, kui ta peale avanemist natukene rallib, hakkab vajuma teine võimalus shortida ja kui ta ikkagi läheb +1 ATR-ist kõrgemale rallib, näiteks +2 või +3 ATR-ini lausa, siis teeb korrektsiooni libiseva keskmise juurde, siis siin oleks pigem selline juba long. Nvidia samamoodi, kaks võimalust, et siin ka näha nädalasel graafikul väga oluline tase, mille vastu ta siin mitu nädalat üritas seda taset testida, ei saanud kõrgemale, tegi korrektsiooni, siis sai justkui kõrgemale, tekkis selline saba ja võlts läbi murre, nagu hetkel näeb välja, siis siin võib tulla suurem korrektsioon. Samas ta on sulgenud selle taseme juures veel, et kui see ikkagi peab vastu, siis ta võib teha ralli vastu +3 ATR nädalasel graafikul. Päevasel graafikul siis negatiivne areng oli, et ta ka nagu Microsoft ei saanud libisevast keskmist kõrgemale +1 ATR-ini ja tõusnud ja kõik katsed minna sellest tasemest kõrgemale olid siin nii-öelda nagu survestatud, et olid müüdud sellest tasest.
ja reedel sulges vastu seda taset. Kui ta suudab siit ikkagi läbi murda sellest tasemest kõrgemale +1 ATR-is, siis see on long. Kui aga ta teeb kas või siin võltsliikumist kõrgemale või hakkab kohe langema, siis ta võib siin langeda vastu -3 ATR-i päevasel graafikul. Vaadates tunnist graafikut, kuidas seda kaubelda, et siis lühikeseks müümiseks jällegi võiks vaadata, kui ta teeb siin näiteks peale avanemist võltsrallid, +1 ATR-ist kõrgemale ei saa, hakkab sellest tasemest madalamale vajuma üks short või kui ta kohe hakkab siit langema, teine shorti võimalus ja kui ta ikkagi läheb +1 ATR-ist kõrgemale, testib seda taset nagu toetus, siis siin võiks olla juba long. Oracle. Vaadates nädalast graafikut, siin tundub juba natukene rohkem selline karune pilt, siin on näha päris mitu sellist nagu sabat tekkimas ja siin ka oluline tase, millest ta, kui kõrgemale läheb, siis kohe müüakse, sellest need sabad tekivad ja siin võime oodata korrektsiooni libiseva keskmise juurde. Oracle'i aktsia on siin neljapäeval ka rallinud peale järjekordset lubadust aastaks 2023 suurt kasumit teenida, aga nii kauaaegsed prognoosid ja kui hind juba hinnastab hetkel, et pakub, et okei, ostke seda Oracle'i aktsiat, arvestades, et 2030 tuleb meil see kasum, et aga hetkel ostad siis selle hinnaga, arvestades seda kasumit, siis ei ole võib-olla ka hea mõte, et vaadates päevast graafikut, siis siin on ka näha, et tegelikult siin võib olla järjekordne madalam tipp ikkagi formeerub, et reedel oli isegi suur langus, turg isegi natukene rallis, aga Oracle ikkagi tegi päris suure languse, -7% peaaegu. Seega siin võib vaadata jällegi, mis ta selle taseme juures teeb, et kui ta siin natukene võltsrallit teeb, siis läheb uuesti madalamale, siis ma võiks näha suuremat langust vastu -3 ATR-i, siin läheb seda gap'i sulgema. Kui aga ta selle taseme juures veel konsolideerib ja hakkab ikkagi seda nagu toetust hoidma, siis ta võib-olla proovib veel korra vastu oma nädalased sabasid ja vastu +3 ATR-i minna päevasele graafikul. Tunnisel, mida jälgida, tunnisel reedel tegelikult oli suht negatiivne areng, kui vaatame seda taset, et ta murdis sellest madalamale ja siis konsolideeris selle all. Nii et vaatame, kui ta suudab sellest kõrgemale rallida, libisvast keskmist kõrgemale, siis teeb kõrgema põhja, see oleks buy. Kui aga ta teeb sellist nagu võltsliikumist ja vajub uuesti madalamale, see on üks short või kui ta hakkab siit otse vajuma, see oleks teine shortimisvõimalus. Sofi. See oli ka eelmine nädal selline lühikeseks müümise kandidaat ja tegelikult ta natukene rallis eelmine nädal, aga siin tekkis järjekordne saba, me näeme nädalasel graafikul, et võib-olla siin oodata ka korrektsiooni nädalase graafiku libiseva keskmise juurde ikkagi. Vaadates päevast graafikut, siin ka rohkem juba selline karune pilt. Et siin oli paar rallit, viimane ralli +1 ATR-ist kõrgemale ei saanud ja iga ralliga meil tekivad siis nüüd madalamad tipud. Nii et kui ta üritab siin veel korra rallida, teeb võltsrallit, siis hakkab vajuma, siis me võime näha lõpuks ka natukene suurema korrektsiooni -3 ATR-i juurde päevasel graafikul. Et siin longi väga palju ei vaata, et see on rohkem selline juba lühikeseks müümise variant. Siin ka võiks vaadata, kui ta peale avanemist näiteks üritab rallida, +1 ATR-ist kõrgemale ei saa, siis hakkab vajuma, siis siin võiks olla short, siis siin saab üsna lähedal ka stopi panna ja vaadata seal -3 ATR-i juures sellist nagu peamiseks kasumivõttu kohaks. Siis STX, Seagate Technologies, siin nädalasel graafikul oli väga suur selline karune pattern, kus hind oli väga palju väljastpoolt +3 ATR-i ja siis meil tuli suur selline nagu karune küünal suurema käibega ka. Et siin võib langus jätkuda kuni siis libiseva keskmiseni, et mina vaatan kõige rohkem sellise pilguga. Ja päevasel graafikul selleks on vaja siis, et siin formeeruks, tundub, et siin oli selline nimet nagu blow off top, et viimane selline nagu tõus väljaspoolt +3 ATR-i, siis oli suurem langus ja väga palju ta siin libisevast keskmist ei põrganud.
et siin võiks formeeruda madalam tipp, kui ta +1 arteeriast kõrgemale ei lähe, siis võime näha järgmist languslainet vastu -3 arteeri päevasel graafikul. Tunnisel juba reedelt hakkas siin nõrkust näitama, et selline madalam tipp algusrallis vastu +3 arteeri ja siis +1 arteerist kõrgemale ei saanud, et vaatame, kui ta läheb siit libisevast keskmist madalamale või kui teeb siin üks võlts ralli +1 arteerist jällegi kõrgemale ei saa, hakkab vajuma. Need on siis minu poolt sellist nagu lühikeseks müümise triggerid ja siin ka väga hea koht, kus stopi panna siis sellest tipust, mis siin hiljuti tekkis sellest veits kõrgemal tasemel. Järgmine on ABBY, aktsia. Siin eelmine nädal ma vaatasin seda nagu lühikeseks müümise kandidaadina, isegi natukene siin shortisin seda madalamat tippu. Aga kuna ta maksis dividendi, siis ma pidin sellest lühikest positsioonist väikest kasumit võtma enne dividendi maksest väljuma, sest kui sa oled lühikeses positsioonis ja firma maksab dividendi, siis need, kes hoiavad lühikest positsioonit, nemad maksavad dividend, suur see dividend tuleb miinusega. Ja jah, siit nagunii suurt langust ei oodanud, ainult libiseva keskmiseni ja me näeme, et tegelikult see on siin toimunud ja nüüd siin võiks olla tegelikult selline kõrgema põhja formeerumine, me näeme, et reedelt juba hakkas rallima ja nüüd ma vaatan seda aktsiat pigem nagu juba ostukandidaadina, et vaatan, kas siit ralli jätkub peale korrektsiooni ja kas võib tulla ralli vastu +3 arteeri päevasel graafikul. Tunnisel ma eelmine nädal tõin välja, et mis siin oleks hea selline shortimispattern, kui aktsiad teeks siin madalamat tippu. Me näeme, et täpselt selline asi juhtus, siis siin ma shortisin ja siin oli siis dividendi maksmine ja siin oli vaja siis enne seda väljuda ehk väikest kasumit siit sain. Ja nüüd on näha, et ta tegelikult väga palju madalama läinud, tegi põhja ja siin üritab kõrgema põhja teha, et põhimõtteliselt kui ta teeb jõnksu madalamale hakkab taastuma, siis siin on päris hea sisnemiskoht, sellest viimasest põhjast veits madalamale stopi panna on hea koht ja siis võiks vaadata järgmist rallit. FDS ka oli eelmine nädal ostukandidaat ja siis väga palju ta ei rallinud, aga seest ta tegi päris hea patterni päevasel graafikul ehk ta tegi siin põhja ja reedesed ralliga tegi esimest kõrgemat põhja. Et nüüd tegelikult, kui esialgse põrgega on oodata rallit maksimum libiseva keskmise või +1 arteerini, siis tegelikult peale esimest kõrgema põhja formeerumist target juba muutub +3 arteer ja siin on 50-päevane libisev keskmine. Nii et nüüd selle patterniga ta võib teha isegi võimsamad rallit ja siis ma jälgin siin tunnisel graafikul. Kui ta on siin põhjast rallinud, kui ta siin teeb väikse korrektsiooni libisevate keskmiste juurde, -1 arteeri juurde, teeb kõrgema põhja, hakkab posti taastuma, siis siin oleks hea selline sisenemiskoht. Siis veel üks ostuidee sellises aktsiaks nagu InMode, InMD. Siin firma vahepeal teavitanud, et neil tulevad päris head tulemused juba, aktsia hind reageeris gapiga vastu +3 arteeri ja siis teinud väikse korrektsiooni libisevate keskmiste juurde. Ja üldse siin peale viimast kvartaaltulemust me näeme, et siin on juba, muidu ta on olnud pikus langustrendis ja nüüd on siin viimasel ajal teeb aina kõrgemad tipud ja kõrgemad põhjad, ehk niimoodi vaikselt juba hakkab tõusma, siin oli positiivne uudis ka. Ja nüüd siin 3 libisevat keskmist korraga, mille juures ta hetkel konsolideerib. Kui siin kõrgem põhi formeerub, siis võime näha rallit uuesti vastu +3 arteeri. Enne siis seda, kui päris kvartaal tulemused tulevad ja need tulevad meil alles novembri algus. Nii et siin on aega seda kaubelda. Ja siin tunnisel graafikul siis mis võiks olla siin pattern, ta reedel tegelikult tegi päris hea juba sellist kõrgema põhja. Võiks vaadata, kui ta teeb sellist jõnksu madalamale, hakkab taastuma üks variant või tegelikult kui ta läheb juba reedesest sulgemist kõrgemale, see on ka üks variant siin juba pikka positsiooni võtta. Siin päris hea koht, kus stopi panna, et ta ei saa siin 200 tunnis libisevast keskmist madalamale, see on päris hästi siin hoiab viimasel ajal
et selle all natukene madalamal stopi panna tundub olevat siin hea mõte. Siis PayPal tegi suht hea ostupaterni tegelikult, et võrreldes teiste aktsiatega ta üsna hästi siin hoidis -1 teeri libisvat keskmist ja reedel suht hästi rallis, nii et siin võiks vaadata, kas ta suudab siin uut rallit vastu +3 teeri teha, et enne kvartaaltulemust siis rallida. Et võib-olla uue iPhone'i müügid lähevad paremini, kui oodatakse ja siis võib-olla nad siis kvartaaltulemust midagi positiivset siis raporteerivad seetõttu. Siin me näeme päris head rallid reedel ja siis, kui siit tuleb kõrgem põhi tunnisele graafikul, siis see võiks olla selline ostukoht ja siis suht lähedalt saab ka stopi panna. Siis veel üks ostuidee, kui turg hakkab ikkagi rallima, siis tasub vaadata sellist nagu tugevamat aktsiat, mis tegid korrektsiooni libiseva keskmise juurde, kus võiks formeeruda kõrgem põhja. Me näeme, et Z-skaaler on siin viimasel ajal teinud sellist nagu kõrgemat põhjad libiseva keskmise juurde ja siin võiks järjekordne olla, kui see tekib, siis ta võiks rallida siin vastu +3 teeri päevasel graafikul. Tunnisel mis siin tahaks näha, et hind tegelikult siin libisvatas keskmist madalam, tahaks näha, et ta suudab siit rallida libisvast keskmist kõrgemale ja siis teeb kõrgema põhja ja libisvat keskmist hakkavad tõusma, et see oleks selline hea ostupattern selles aktsias. Nii, ja siis 3 aktsiat, mille kohta oli siis kommentaarides küsitud eelmine nädal, et vaatame, kuidas nendega tehniline pilt hetkel on. Esimene on Berkshire Hathaway, et ma võtsin siin, Berkshire A, võib-olla vaatame, ma arvan, et enamik kaupleb ikkagi selle teise aktsia, aga muidu selle Berkshire A aktsia hind on hetkel $738 200, et mitte igaüks saab lubada isegi ühe aktsia endale. Muidugi nende fractional share, ehk kui sa saad osta tükiga aktsiat, seda võib kaubelda, aga enamik ikkagi kaupleb vist seda Berkshire B aktsiat, mille hind on natukene taskukohasem, hetkel siis $490 kandis. Siin vaadates nädalast graafikut tegelikult ka suht huvitav pattern, et siin kuskil meil selle aasta maist me näeme, et aktsia on olnud siin langustrendis, aga ta on siin teinud põhja, nüüd läks libisvast keskmist kõrgemale ja siin võiks formeeruda tegelikult selline esimene kõrgem põhja. Kui see formeerub, siis siin võiks tulla järgmine rallikatse, muidugi siin tulemused peaks meil ka novembri alguses tulema, siis kindlasti vaatame, mis seal fundamentaalselt toimub, aga hetkel ja siin on juba selline esimene positiivne areng nädalasel graafikul toimumas ja päevasel, et Berkshire'i osta, siin on näha üsna hea toetus, mis ta hoiab, aga ta on libisvast keskmist madalam hetkel. Kui ta suudab siit libisvast keskmist kõrgemale minna, siis siin võiks vaadata, äkki see on siis hea ostukoht ja siis ta võib rallida vastu +3 teeri. Samas, kui ta murab ikkagi siin eelmise nädala põhjast madalamale, siis siin nii palju sellist nagu kõrgema põhja formeerumist nädalasel graafikul, siis see pattern jääb katki, et siis ta võiks uuesti proovida selle põhja juurde langeda. Et tasub siis jälgida, kas ta päevasel suudab siis libisvast keskmist kõrgemale, me näeme, et eelmine nädal ei suutnud ja ta on ka siin hetkel siis sellist nagu libisva keskmise ja -1 teeri vahel kanalis, mis suunas ta sellest nagu väljub, selles suunas võiks seda aktsiat kaubelda. Vaadates pikaajalist nädalast graafikut tundub, et selline natukene rohkem tõenäoline, et ta võiks proovida rallida. Siis Amazoni kohta oli küsitud. Amazon tegelikult siin natukene negatiivne areng juba. Me vaatame nädalasel graafikul, et siin oli eelmine tipp. Siin selline tase, siin tekkis suur selline madalam tipp. Ja ta on siin mitu nädalat järjest on olnud meil langustrendis. Muidugi siin varsti tulevad ka tulemused
juba 30 oktoober ehk põhimõtteliselt siis järgmine nädal. Seal võib midagi muutuda selle trendiga, aga hetkel vaadates päevast graafikut, ta on siin langustrendis, et ta on siin teinud tippu, madalamat tippu pluss 19, kõrgemale ei saa 2 korda. Ja hetkel siis testib siin 200 päevast libisevat keskmist. Arvestades, et siin on kvartaaltulemused, siin tegelikult võib toimuda see, et ta jääb siin killzoonis, nii nimetatud, et ülevalt on meil siis langev 20, 50 ja 100 päevane libisev keskmine, allpool on 200 päevane libisev keskmine, mis on tihti tugev toetus ja ta võib siin nende vahel tegelikult meil siin konsolideerida kuni kvartaaltulemust ja siis kas ühes või teises suunas murrab välja. Muidugi, kui ta läheb ikkagi 200 päevast libisevast keskmist madalamale, siis ta võib korraks ka siin vastu -3 langeda. Et need on sellist 2 võimalikku stsenaariumi, et suurt nagu põrget ja ralli algust enne kvartaaltulemust ma siin nagu ei ootaks. Ja viimane aktsia, mille kohta oli küsitud, on siis tikeriga Reis, see on siis Ferrari, mis on siin üsna suurt langust üle-eelmine nädal teinud. Ja siis kas siin võiks tulla selline nagu põrge? No vaadates, kui palju väiksemaks meil krüptomiljonääride arv läks viimase paari nädalaga, siis võib-olla see võiks mõjutada negatiivselt natukene Ferrari müügi ja Ferrari aktsiad. Aga tehniliselt vaadates, siin on näha tegelikult suht huvitav selline vastupanu oli, et ta suht palju sellest $500 kõrgemale ei saanud. Ja siis põhimõtteliselt andis, vist seal oli negatiivne prognoos, miks ta nii palju kukkus ja siis kohe läks ühest toetustasemest madalamale, teisest toetustasemest madalamale, mis siin näeme, olid üsna olulised tased. Nüüd käis vastu -3 ja nüüd üritab natukene põrgata. Nüüd on siin nädalase graafiku järgi tegelikult seda see esimene vastupanu ja seda see järgmine vastupanu. Et kas ta suudab sellest kõrgemale minna ja vastu seda põrgata või siit kohe hakkab uuesti langema, et hetkel tundub olevat, et aktsia ikkagi vabalanguses ja väga kiiresti ma seda ei kiirustaks ostma, et siin me näeme ka müügisurve on olnud üsna tugev Force indeksi järgi ka. Käibe järgi on näha, et siin müüdi üsna palju, muidugi ta on hetkel üle müüdud väljaspoolt -3 üritas esimest põrget teha, aga jah, siin see vastupanu tase. Kui ta sellest läheb kõrgemale, siis võiks lühiajaliselt vaadata ühest tasemest teiseni, siis libisev keskmine tuleb, et seda liigutust ta võiks suht kiiresti teha, et seda võiks kaubelda. Kui aga ta siit kõrgemale ei saa, et ilmselt jääb siin konsolideerima. Väga palju madalamale ilmselt kohe ei lähe, kuna väga palju üle müüdud nii nädalase kui ka päevase graafiku järgi. Aga ta võiks jääda siin konsolideerima lihtsalt siin madalamal tasemel ja siis pärast madalamale minna. Või ilmselt jääb siin tasemel konsolideerima kuni siis kvartaaltulemusteni, mis on siis novembri alguses ja siis võib olla seal otsustav rohkem, mis suunas minna. Nii, et selline siis vaade Ferrari aktsiast. Nii, okei, siis minu poolt on kõik see nädal. Soovin teile siis edukat kauplemisnädalat, kes on liitunud mu tasulise kanaliga, siis kohtume veel siis teisipäeval, neljapäeval. Suhtleme vahepeal Discordis. Kõigile teisele soovin siis head nädalat ja kohtume järgmine esmaspäev. Kõike head!